Ajal, mil veerand Eesti inimestest on pidanud igapäevaste kulude katmiseks laenu võtma, on tavapärasest rohkem tööd ka pandimajades. Mida inimesed leiva lauale saamiseks pandiks viivad? Kas pandimajad on tänapäeval viimaseks päästerõngaks hätta sattunud inimestele või on pandimaja hoopis kelmide paradiis, kus pätsatud asju hõlpsasti rahaks saab teha? Pandimajanduse maailma sukeldun just nii, nagu see iga päev Eestimaa kodudes käib. Vaatan raha hädas ringi, mida pandimajja viia. Pandimaja pidamise lubasid oli mai seisuga väljastatud kokku Eestis 99, sageli keldrikorrustel tegutsevatele ettevõtetele, kuid Eesti suurim pandimajade kett, Luutar, on kolinud kaubanduskeskustesse. Tere! 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 Ja, sa vajutud? Sander on minu nimi ja tõin teleka teile. Sinne poole pöörduda, seal on kassa. Tere! Ja, Tere! kuidas sa abiks olla? Tere! Tõin televiisori. Aha, Tahaks pantida seda. jah, võite siia panna, vaatame üle selle kohe. Mis mudeliga tegemist? Samsung peaks olema täitsa nagu korras, et näitab pilti kenasti, jah? Toitejuhe ka olemas on. Jah, on küll, jah. Nii, palun. Aitäh! Teenindaja Kaisa teeb televiisorist foto ja saadab selle laiali 20 Luutari esinduse töötajale, et määrata mudeli hind. Mida toovad Mustamäe inimesed pandimajja? Silma jääb üks selline tore Fiskarsi oksalõikur. Rullikud. Tegemist on täiesti klassikaliste selliste rulluiskudega ja on saadud 79 eurot. Trellid, 2 sellist uhket trelli, siltitrellid, hinnaks vastavalt siis 499 eurot. Ja muidugi Mustamäe inimesed on toonud ka pandimajja ühe sellise kõrgklassi nihiku. Selle hind on 189 eurot, kujutage ette. Poes maksab see kindlasti palju rohkem, aga inimene, kes selle siia tõi, umbes 90 eurot ta kätte sai. Järel ta sellele ei tulnud. Aga Mustamäelgi elab hea maitsega inimesi. Nimelt on üks tore härra või naisterahvas toonud siia Mustamäe Luutarisse Rolexi käekella. Ja selle hind, head sõbrad, on 7080 eurot. Võru pandimajja viiakse sageli tööriistu. Hõbedat tuleb kõige rohkem Pärnust, aga kuldehteid, neid liigub palju Ida-Virumaal. Ja teenindaja kontrollib alati, kas tegu on ikka päris kullaga. Seda me kraabime. Nüüd ma panin ühe tinktuuri peale. Kui seda kulda on veel siit näha, järelikult on tegemist kullaga. Et ma panin vähe kangema kraami peale. Ikka ei kadunud ära. Nii. See nüüd tähendab, et see on kas 585 või kõrgem. Mida see tähendab? 585 on siis kõige klassikalisem ehte kullaproov Eestis. Tavaliselt ütleme, et vanema sõrmused on 585 proov. Või ehted, mis on näiteks kullapoes müügis. Ja nüüd ma panin siia veel kangemat kraami peale. Ikka ära ei kustunud. Siis suure tõenäosusega on 750 või kõrgem. Proov 750 tähendab seda, et selles sõrmuses on 75% kulda. Nii, 6,42. Et praegu ma teen kindlaks, et kas need on nagu teemandid, briljandid. Ja kui ta niimoodi piiksub, siis on küll 46,42. Nii, selle eest saab siis 510 eurot. 510 eurot? Jah. Päris uhke. See sõrmus kuulub tema emale. Meedias pandimajade kuningannaks tituleeritud Eesti suurima pandimajade keti Luutar omanikule. Luule Ljubov Emmarile. Kas teie tütar on siis pandiprintsess või? Las ta siis olla pandiprintsess. Kaisa on leti taga tõeline professionaal, sest pantimise põhitõed omandas ta juba rübliku eas. Tänaseks minu 21-aastane tütar, kui ta käis lasteaias, siis üks päev, kui ma läksin lapsele järgi, siis kasvataja kutsus mu kõrvale ja siis natuke niimoodi ebavledes ütles siis mulle, et ta peab tunnistama, et lasteaia kõige populaarsem mäng on Luutar. Ja siis ma küsisin, et mis see siis tähendab? Ta ütles, kõik lapsed pandivad. Lasteaias Kaisa mängis Luutari? Jaa. Luutari peakontoris kõlab päevast päeva, hommikust õhtuni just see heli. Ja niimoodi ta peseb.
mida ta teeb praegu? Ta vibreerib nagu neid ehteid. Niimoodi pestakse kulda. 60% Luuteri käibest tuleb kullatehingutest ja iga kuu veetakse Luuteri 20 esindusest Paides asuvasse peakontorisse kokku 5–6 kilogrammi kulda sorteerimiseks. See on minu igapäevane töö sisuliselt. Ma kogu aeg sorteerin, jälle tuleb uus kaup peale, jälle sorteerime, jälle peseme, et me eraldame kulda nagu romukuld ja ehtekuld. Nii. Romuks ehk ülessulatamisele läheb kõik, mis mõlkis või graveeringuga. Enamus, ütleme näiteks abielusõrmused, miks ei lähe, eks ole, nendel on graveeringud peal. Siin on graveeringud peal? Siin on graveeringud peal, neid ei tohi müüa. Keegi on siis pantinud selle järgi ei tulnud? Võib-olla on lahku läinud, elus on erinevaid olukordi. See siin on Kostja sõrmus, Kostja abielusõrmus. Armastusega tema abikaasa selle talle sõrme pani. See läheb nüüd siis ülessulatamisele? Jah, sest meie jaoks on see materjal, see on kuld. Me ei süübi eriti nendesse lugudesse. Sulatate need mälestused üles? Jah, me sulatame nad ja teeme nendest uued ehted. Luule on korduvalt kokku puutunud arvamusega, et vaeste inimeste lüpsmisest ta äri on teinud, kuid sellele on tal konkreetne vastus. Te võite nagu ju rääkida kogu aeg, et pandimajad ja panna silmad alla ja rääkida väga negatiivselt. Fakt on see, et klientuur on olemas, teenust kasutatakse ja see teenus on vajalik täna vaata. Et selles mõttes, et paljud häbenevad võib-olla seda öelda, et nad käivad, aga nad ju ometigi käivad, on ju. Et see minevik elab nagu kogu aeg meil kukil, on ju, et võt, olid nii, saage üle, see äri on viidud teisele tasemele. Ja teie olete Eesti pandimajade kuninganna? No mulle see nimetus endale ei meeldi. Ei meeldi? Niimoodi ju meedias kirjutatakse. No meedias kirjutatakse sellepärast, et keegi naljatades kinkis mulle sellise dressipluusi, vaata. Et see on siis tulnud nii-öelda sealt Ameerikast pandikunnide versus, et Eestis on siis mitte pandikunn, vaid on pandikuninganna. Aga mulle see nimi endale ei meeldi. No sõrmus on küll teil nii uhke, et no sõrmus on jah, 20 aastat sõrmes juba mul. Igast sahtlist ja karbist hüppab välja mõni kee või sõrmus või puhtast kullast münt. See on siis 833 prooviga ja need? 900 prooviga. See tähendab seda, et siin on veel rohkem kulda sees. Sisuliselt puhas kuld? Sisuliselt ja, aga mitte päris. Kas see on nüüd siis see münt on kõige suurema kullasisaldusega, ma ei tea, ese, mis teil on? Võta. Siin on 999 prooviga, ehk siis täiesti puhas kuld. Terve Paide peakontor on kulda täis. Ütleme nii, et tänapäeval tõenäoliselt väga ei kasutata hambaarstitehnoloogias kulda hammastel. Võib-olla kasutatakse, aga ma ei ole nii spetsialist, aga need on kõik jällegi nõukogude aeg ja kõik see, kui neid kuldhambaid siis kasutati, sellest ajast on nad siis tõenäoliselt ka pärit. Ja miks need kuldhambad on väga head? Nad on 833 prooviga, ehk siis väga hea kullasisaldusega. Millal need toodi siia nüüd siis? See on nüüd 6 päeva jooksul, mis meil... Viimase 6 päeva jooksul on toodud teil nii palju kuldhambaid või? Jah, tahad katsuta need ikka? Muidugi, mis siin on siis? See on tavaline kuld, see on pestud kõik. Ei, see ei ole pestud. See kõik on pestud kraam, mida? See ei ole pestud. Need hambad ei ole pestud? Ei. On küll näha menüüd, jah, natukene. Aga halvemateks päevadeks on neil seifis midagi eriti väärtuslikku. Need on nüüd tsaariaegsed Nikolai mündid, 50 rublased. Nii. No need on 500 näiteks. See siis on, see on vist 10. See on 10. Need on need mündid, mida meie praegu ei müü, sest nende väärtusajas pigem nagu tõuseb kogu aeg. Kui palju see hind on aasta jooksul tõusnud? 2024 siuke algus maksis üks kuldmünt kuskil 420 €, siis täna ta maksab 680 €. Luule ütleb, et Luuteri algusaegu 19 aastat tagasi toodi vaat, et iga teine päev pandimajja mõni varastatud ese. Kuid nüüd jõuavad nende juurde ainult rumalad kelmid. Kindlasti me ei toeta mitte mingit kuritegevust, vaid pigem just tahaksime, et nagu aidata neid asju lahendada. Et selles mõttes me oleme aidanud jah niimoodi oma väikese meeskonnaga kaasa sellele. Et meil oli eelinfo olemas, et Eesti turul liiguvad võltsitud plaadid, 10-grammised, mis siis on 999 prooviga, mis maksavad väga palju. Ja me teadsime juba, millised need plaadid välja näevad.
ja täpselt samamoodi tuldi neid plaate ostutšekiga lausa pakkuma, niimoodi, et tšekk oli kliendil kaasas ja meie teenindaja siis oli sellest teadlik, hakkas tegema siis tšekist koopiaid ja nagu möllama ise samal ajal siis juba kutsus ka välja politsei, et siis sealt kaudu saadi ka kätte päris suur grupeering, kes nende võltsplaatidega Eestis tegelesid. Pandimajadel on ka püsikliendid. See tähendab, nad on surnud ringis. Kuu lõpus toovad telefoni panti, pärast pensionipäeva või lasterahade kättesaamist ostavad selle taas välja. Selleks, et uuel kuul taas sama ese pantida. Kui me vaatame aasta lõikes või kuude lõikes, mis momendil käib kõige rohkem inimesi siia oma asju panti tooma? Kuu lõpus, 20. kuupäevast kuni 5.–6. siis käib kõige aktiivsem pantimine. Tuuakse järjest asju. Millal tuleks asju tagasi ostma? Kuu alguses, siis kui rahad tulevad. Tuule, praegu vaatame siin teie klientide nimekirja. 1, 2, 3. Jah, need on täna kõik tulnud. Ehk siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klienti on täna tulnud. Ja mida te nende klientide kohta teate? Kas seda ka, et kas on pensionärid või töötud või kus nad töötavad? No siin on näha, et ta töötab. No suures Eesti firmas on ju esmakordne klient. Tema tõi mu mobiiltelefoni. Jah, pantis 8. novembrini. 30 eurot sai selle eest. Ja tagasi peab tooma 35 eurot. See on siis intress. Jah. Luuteril oli eelmise nädala seisuga kokku 68 280 klienti. Statistika ütleb, et meie klientuur kasvab, sellepärast, et inimestel ongi raske praegu ja kui sa nagu saad oma seda keskmist palka siin ja ütleme, kui sa toimetad nagu igakuiselt selle palgaga on nagu okei, aga nii kui sul tuleb nagu selline ettenägematu kulutus. Mis on need ettenägematud kulutused? No igasugused kodumasinad võivad üles öelda, auto vajab remonti, kas või matused. Hiljutised näited näiteks, et kassil on järsku vaja operatsiooni teha või kategoriseeriks need kõik nagu ootamatute kulud alla. Samal ajal siseneb Luuterisse 40-ndates meesterahvas. Kaamera tähelepanu ta ei soovi, kuid räägib, et tõi oma hõbeketi Luuterisse nädalaks. Eks see teema ongi praegu siuke hell teema inimeste jaoks ja võib-olla mõni inimene, kes võib-olla välja paistab, et ta saab elus paremini hakkama, võib-olla seda ei saa, me ei tea neid põhjuseid. Nii, aga see teeb siis 108 eurot ja 48 senti. Aitäh, dokument ka ilusat päeva. Ah jaa, aga minu toodud telekas pantimiseks ei kõlba. See olevat liiga vana. Seal on üks selline telekas olemas. Miks nagu minu oma ei kõlba, aga see kõlbas? Ilmselt see siis juba seisab vanemat aega ja selle põhjal me saame näha, et selline kaup ei müü. Ehk meil ei tasu lihtsalt rohkem vastu võtta. Ja? See on hea näide, mis ei müü. No võt. Selge. Hoolimata sellest, et LHV, SEB, Swedbank ja teised pangad tormajades ja kiirlaenufirmad netis oma businessit ajavad, pole kadunud kuhugi ka pantimise äri. Vastupidi, see on tulnud maa alt päevavalguse kätte ja muutunud märksa professionaalsemaks. Lätlaste pandimajade kett Delfin Group on noteeritud suisa börsil ja Eestis tegi rahapesu andmebüroo Luulele ettepaneku luua Eestis pandimajade liit ja hakata selle presidendiks.